videost, räägin enda droonikogemusest. Väga palju ma nendega lennanud ei ole, ainult 1 aasta ja see oligi alguses siis Elari küsimus, et räägiks oma esimesest aastast droonikogemusest. Et väga aktiivselt lennanud ei ole, enamus siin Eestis lihtsalt niisama, aga põhiliselt võid järgmise panna. Slaid. Ma enda slaidi ei näe siis või? Nii. Jah, et räägin, mis on minu taust, kus ma tulen, miks mulle droonid meeldivad ja mis on minu esimene droon, mis oli esimene päris droon. Et vahe on see, et esimesena ma üritasin ise kõigepealt ehitada, aga siis ma hindasin oma oskusi üle ja ostsin ikka valmis toote. Siis esimene lend oli siis, sellest siis hiljem. Et see oligi kogu slaidi esitluse ülesehitus, et mis on need esimesed kogemused, esimene aasta, esimesed kogemused, esimesed lennud ja natuke ka seadusandlikust poolest, sest ega siin Eestis sellest väga tegelikult ümber ei saa. Nii, minu taust, kes ma olen, et pärit olen Rakverest, olen seal käinud, kasvasin küll üles, käisin kuni esimesest kuni 6. klassini ja see pilt siin vasakul, see koolimaja, see on seesama koolimaja, kus ma kunagi käisin ja lihtsalt mööda minnes, droon oli kaasas, sõitsin, mõtlesin, et teeksin ühe pildi ja see ongi täitsa minu enda tehtud pilt. 2007 koolisin Tartusse, läksin gümnaasiumis, midagi põnevat ei olnud, aga ülikooli läksin siis Lennuakadeemiasse, omandasin side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala. Peale seda jäin oma praktika kohta tööle, paremat pakkumist ei olnud ja eelmise aasta augustis joppas ja sain Tallinna lennujaama tööle oma erialase haridusega töökohale. Nii, miks droonid? Droonid on need lahedad asjad, et kellele ikka ei meeldiks. Lennundusharidusega noori insenere ja ikka pakub huvi. Ja mida rohkem hakkasin nendest lugema, siis järjest rohkem hakkas meeldima ka. Täpselt sama oli mul fotograafiaga, nagu see arenes. Ja sama oli ka droonidega, et mida rohkem süvenesin, kuidas need täpselt töötavad, kuidas ehitada, siis leidsin, et see võiks olla üks asi, mis mulle huvi pakub. Ja esimene projekt, võibki vist järgmise juba panna ka, et minu esimene droon, kõik oli juba välja valditud, selle pildi ma tegin eile oma kodusse, mul veel seal riiuli peal, niimoodi poolik projekt. Kõik oli juba välja valitud, raam, mootorid, kontrollerid, akud, jaotusplaadid, ajud, propellerid, kõik puldid, vastuvõtjad. Suurest põnevusest panin drooni käima, vaatasin, et puldi ja drooni vahel oli ühendus olemas, mootorid töötasid, et okei, annan natuke gaasi. Ja see viis selleni, et kuna tasakaal oli valesti pandud seal või midagi läks paigast ära, et aku oli nii raske ja vedas selle raskuskeseme vedas õigest kohast ära, siis juhtuski, et natuke tõusis õhku ja siis juba hakkas vajuma ja lendas vastu seina ja tagurpidi maha. Niimoodi ühe mootori vist põletas läbi ka, sest tahtis ringi käia, aga propeller oli vastu seina. Siis ta käis ise endale vastu ja vist põletas läbi. Ma ei ole rohkem proovinud ka, et sellisena ta seal mul seisab praegu. Huvi küll kadus ja siis, see ei ole küll mingi motiveeriv tekst praegu siin, aga jah, siis see oligi lihtsalt õppetund, et aga mis siis, kui prooviks ikka päris asjaga, et kuidas need töötavad ja kuidas lendavad, kuidas lennata. Ja siis ma jõudsingi päris esimese droonini. See on mul praegu ka veel olemas. Nüüd ma olen juba sinna jõudnud, et tahaks midagi uuemat, sest see droon, mis lasti välja üle 5 aasta tagasi, 5 või 6 aastat, et see on DJI Mavic Pro.
esimese generatsiooni oma. Nüüd on neid juba hästi palju erinevaid. Ostsin selle eelmise aasta 2019 vana aasta õhtul. Sain müüjaga kokku ja sularahas tegime tehingu ja siis sain ka esimese drooni. Kokku tavaline Flymore kombo, filtrid, 3 akut kokku, kandekott ja siiamaani kasutan seda. Ja need pildid, mis siin on slaidi peal, ma ei tea, ma vist ei näe, aga siit pildid kõik edasi on minu enda tehtud, mis ma siin olen pannud. Nii, esimene lend, see oli siis, juhuslikult oli droon kaasas, olime, Helaril oli vaja tripibussile paar pilti, paar videot teha, siis läksime kuskile luuni ja metsade vahele, et seal, kus oli nagu ohutum lennata, et ei olnud kuskil inimeste keskel. Ja et üsna suur põnevus oli sees küll, et ikka YouTube'is vaadata, et kuidas need kangid käivad ja kuidas täpselt lennata. Aga ei olnud nagu päris kogemust ja üsna vabastav tunne oli seal kangi üles lükata ja vaadata, kuidas see lennumasin nagu õhku tõuseb. Nüüd on juba piisavalt nagu, tunnen ennast piisavalt mugavalt, et ei pea selle beginner mode'iga lendama. Kes ei tea, siis beginner mode on, saab peale panna, et on kõrguse ja kiiruse piirangud, need, kes esimest korda lendavad. Aga esimese lennu ajal paari minuti jooksul ma võtsin selle juba maha, sest ma nägin, et niimoodi ei saa nagu päris tööd teha. Piisas sellest, et sain korra õhku tõusta ja vaatasin, et kuidas need kangid liiguvad ja kas droon püsib õhus ja sellest mulle piisas. Nii, ja nüüd esimene õnnetus. See juhtus siis, kui olime Agape rahvaga Norras reisi ajal. Mõtlesin, et prooviks korra õhku tõusta. Olime vist, see oli vist see päev, kui me läksime sinna Reinebringerisse mäkke ronima ja siin on praegu video vist käib, et see on see samadel filmis ja see ongi see esimene õnnetus, et mäe pealt tuli tuulepuhang, paneb selle suurelt ja collision detection mode päästis inimesed sellest õnnetusest ära ja täiesti juhuslik põõsas püüdis drooni kinni ja see oli minu esimene õnnetus sellega. Õnneks pääsesin lihtsalt, et vahetasin ainult propellerid ära ja need oli mul kaasas ka reisi ajal. Ega kui neid ei oleks olnud, siis ei oleks terve ülejäänud nädal aega saanud mitte midagi sellega teha, aga kõik oli veel ees ja läks hästi. Et nüüd olen kindlasti nagu oskan palju rohkem arvestada, et kui juhuslikult peaks tulema mäe pealt mingi tuulepuhang, et siis kui olen kuskil nõlva all, siis igaks juhuks ei lenda, et võib midagi sarnast juhtuda. Aga jah, õnneks vedas, et ühel inimesel olid seal tööriistad kaasas reisi ajal. Võtsin, üks propeller murdus niimoodi ära, et see mingi kinnituskoht või mingi plastik jäi sinna mootori sisse. Võtsin katte pealt maha ja sain väikeste kruvikeerajatega seda sealt pintsetidega välja võtta. Uued peale tegin väikse testlennu ja mingit viga ei märganud. Ja rekordlend, see oli selle sama reisi ajal ühel viimastest päevadest. Oli vaja kuidagi sisustada, läksime lihtsalt mis Harstadist edasi natuke, seal samas ligidal. Lihtsalt vaatasime vaatamisväärsusi, seal oli üks kirik ka. Tõmbasime parklasse sisse ja tuulistasime. Tegin paar pilti ja videot niisama, panin uue aku sisse ja Ellar ütles, et vaata seal kaugel paistab üks majakas, et mine vaata, mis sealt tuleb, mis seal on, millist uudishimust. Ja lendasin kuskil 10 minutit, 10 meetrit vee kohal, ja täiesti tundmatud veed ja niimoodi, et
no kui ikka sisse kukub, et siis ei oleks vist väga järgi läinud ka. Et üsna riskantne, aga läks hästi. Kuna aku kestab kuskil 20 minutit reaalset lendu, no külmemaal natuke vähem. 10 minutit sinna ja 10 tagasi peab ka jõudma. Ma väga seal koha peal nagu ei jõudnud. Sinna minnes filmisin ja koha peal tegin ainult ühe pildi ülevalt alla, nagu siin slaidi peal on. Ja rohkem materjali ei saanudki, sest lihtsalt ei olnud aega, et tagasi pidi ka jõudma. Ikka väga napilt jõudsin, et alla minuti jäi vist näitas selle telefonis näitas, et alla minuti oli lennuaega veel jäänud. Napilt pääsesin, jah. Nii, natuke igavast poolest ka. Nii-öelda igavast, et Eesti on tegelikult üsna kõva lennundusriik ja kõik need seadused, drooni kohta, lennundusseadused, kõik on üsna aktuaalsed teemad. Sest Eestis on ikka päris palju neid harrastajaid ja kes teavad ka professionaalselt. Et kui natukenegi uurida, siis üsna muljet avaldav väikse riigi kohta. Ja on olemas 2 erinevat tüüpi luba. Üks on nagu just kui autojuhi luba, mida sa saad ise osta, maksad Lennuametile ja siis riigiasutus. Maksad riigilõivu 45 € ja saad aasta aega, see ongi sisuliselt autojuhi luba. Sul juhiluba on olemas, aga sul on drooni ennast ka siis vaja, et nagu saada midagi teha. Ja siis teine asi, et lennu kooskõlastus. Kui sa tahad lennata kontrollitud õhuruumis või kõrgemal kui 150 meetrit, siis sa pead iga lennuga nagu eraldi avalduse esitama, ootama või minna kuni 5 päeva. Ja siis saad kinnituse, et kui sa panid liiga kõrge kõrguse, siis nad piiravad, et nad saavad seda muuta. Aga siis võid minna lendama. Alles siis, kui sul on see ühekordne luba olemas ja kooskõlastus, siis võid tegelikult minna. Kui sa oled kuskil metsade vahel, kus kontrollitud õhuruum ei ole, siis seal võid ka kuni 150 meetrit siis ise lennata ja teha, mis tahad. Nii, aga kuidas lennata ilma, et sa peaksid pahandisse sattuma? Sellest ma juba rääkisin ka, et osta see aastane luba, maksa 45 €. Kooskõlastus on muidugi tasuta. Ja on üks hea koduleht ka, kus sa paned lihtsalt valid kaardil, kus sa tahad lennata ja paned oma info sisse ja saadab ise selle avalduse ära. Ja nii ongi. Üsna lihtne tegelikult. Aga sa pead lihtsalt ootama seda avaldust, kuidas nad seal menetlevad. Nii. Et Tallinnas lendamist natuke lihtsamaks teha, siis Lennuamet mõtles välja siukse asja nagu tsoon 9. Kui ma küsisin, et miks see tsoon 9 üldse välja mõeldi, siis vastati sellega, et neid avaldusi tuli lihtsalt liiga palju, et Tallinna piirkonnas seal, kuna seal on lennujaam lähedal ja kontrollitud õhuruum ilmselgelt, siis igaüks päris niisama ei saa kuskil metsade, nagu oleks kuskil metsade kohal, et viskad drooni õhku ja lendad. Et neid kuidagi lihtsamaks teha, siis siin pildi peal on see sinine ala, seal sinises alas võid lennata, kui sul on ühekordne luba aastane kehtib ja sul on lisaks tsoon 9, siis võid lennata kuni 60 meetrit. Niimoodi, et sa ei pea seda avaldust esitama, ootama 5 päeva ja siis saad alles lennata. Tehti natuke lihtsamaks, et olen ka paar korda kasutanud. Ja see esimene kooskõlastatud lend, et see oli siis, kui veel tsoon 9 ei olnud, oli üks tasuline töö. Minu hea sõber Arpad, tema küsis mult, et kas ma tahaksin lennata natuke siinsamas linnas sees. Ja võtsin pakkumise vastu ja tegin ära. Ma küll panin avaldusse vist kuskil 100 meetrit, aga kuna see on täpselt lennuvälja siis nii-öelda kikilipsu sees, see on meil tsoon 9 justkui väljaspool, aga see on niisugune pikki maandumisrada lennujaamas on üks kindel tsoon, kus on nagu veel rangemad reeglid.
panin küll 100 meetrit, aga nad piirasid selle 65 peale ja siis võisin minna lendama. Ja täpselt eelmisel päeval sain selle avalduse kätte ka, et võid minna. Ja siis tahtsin siia ühe pildi veel ülevalt alla vaates panna, et kuna see piirang oli nii madal, siis ma ei saanud mingit ilusat pilti teha. Siis panin panoraamis kokku katusest, nagu lihtsalt midagi proovida. Ma tahtsin näidata seda pilti. Siin küll järgmisel slaidil. Jah, see pilt. See on vist mingi 5 või 6 lihtsalt panoraam kokku pandud. Ja 65 meetri kõrgusel oleks olnud ainult see vasak osa. Noh, ma saa küll hiirega näidata, aga lihtsalt üks väike osa, siis panin kokku. Üsna põnev projekt oli. Nii, järgmine, esimene remondiarve. See oli, nagu ma ütlesin, ma räägin siin oma esimestest kogemusest, siis esimene remondiarve läheb ka kindlasti sinna alla. See oli teine õnnetus, mis mul üldse drooniga juhtus. See oli minu enda viga ka, et ma lendasin drooniga tagurpidi ja ülespoole, aga ma keskendusin sellele, et ma vaatasin oma telefonist seda pilti, siis ma filmisin samal ajal ja ma kaotasin tähelepanu ära ja unustasin, et seal on hoopis suured kuused. Ja samal ajal ma olin seljaga drooni poole ja siis lendasin veel drooni tahapoole endast eemale ja samal natuke üles ka, aga sellest ei piisanud ja riivasin kuuselatva. Ja siis sadas mööda seda alla mingi 30 meetrine kuusk korralik. Ja lõpus kukkus maha ja tuli välja, et pidin vahetama 2 moodulit ära. Ja kokku läks 372 €. Kuigi mina ostsin selle drooni 650-ga. Ja remondiarve oli 370. Pani mõtlema küll. Aga tollel ajal, see oli siis nüüd 2 kuud tagasi juba. Et oli nagu drooni vaja ja mõtlesin, et okei, teen siis selle lükke ära ja hammustasin sellest läbi. Päris raske on küll maksta sellist arvet, kui ise see maksab nagu mitte eriti palju rohkem. Nii. Ja siis lõppu veel paar pilti. Lihtsalt mõned parimad pildid, mis ma olen välja lennanud ja see on minu enda hobi pärast tehtud, ei ole mingid tasulised tööd igaks juhuks, jätsin need teised välja. Nii, siin on praegu ees 2 pilti on tehtud Norrast, need mäged, kirik. Ja seesama kirik ongi see, mille juurest ma tegin oma rekordlennu. Täpselt seesama lihtsalt teise nurga alt ja teise aku pealt ka. Sest see, millega ma lendasin sinna majaka juurde, ma vaatasin kohe välja ja lendasin natuke edasi. Ja see, mis on seal roheline maastik, see on minu enda, kasvasin maal üles ja see on seesama maakoht seal. Külastasin nüüd suve jooksul. Ja sa võid panna selle Drive'i pildi ka korraks ette. Et nad ei selle linki pealt. Okei. Siin on veel mõned pildid. Ja see parempoolne üleval on Saula siiniallikad Tallinna lähedal. Tollel ajal, kui ma selle pildi tegin, siis mul ei olnud veel seda, ei olnud ühtegi lennuluba saadud lennuametist. Ja see oli vist, mõtlesin, et läheks lendaks ja see oli sellest kontrollitud õhuruumist väljas. Ja läksin, proovisin. Drooniga on päris põnev lennata. Nii. Ja ma mõtlesin, et paneks kokku ühe lühikese video nendest juppidest, mis ma lihtsalt olen natuke teinud. Inglise keeles on hea nimi selle kohta showreel, et videograafid ka kasutavad seda, et panna oma portfooliosse mingi link, mis lihtsalt võtab paari minutiga kokku, näitab lihtsalt tema klipp. Siin ta võib käia. Ma lasen tal
video ise ära käia, siis ma pärast jätkan. Droonid on ikka päris põnevad asjad, aga et teha mingeid ägedaid liigutusi peab nagu kontrollima kõiki kange korraga ja siin videos paaril viimasel klipil oli vist 3 või 4 erinevat liikumist korraga, et samal ajal läksin tagasi üles paremale ja keerasin drooni ennast vasakule. Kõik need erinevad liigutused samal ajal ja koordineerida täpselt niimoodi, et ikka päris kindlad ja rahulikud käed peavad olema. No, muidugi meeldib põhiliselt, ma teen ikka pilte, aga kui droon on, siis võiks juba videos ikka teha. See on natuke seda külge teinud. Ja muidu tasub siis meeles pidada, et see oli kõigest esimene aasta esimese drooniga. No, on juba põnev, et mis siis tulevikus saab. Et uued droonid, uued kõrgused, uued seadused ka uuest aastast. Ja ma arvan, et see ongi vist kõik. Küsimuste voor ka? Jah, küsimuste voor ka, palun. Et kui keegi algaja tahab droonindusega alustada, teha pilti, videot, värki, et mis võiks olla esimene droon? Drooniturgu tegelikult ülemaailmselt üsna domineerivalt on DJI, igal pool on nähtud. On nagu erinevaid valikuid ka, kas ostad mingi 25 euroga suvaliselt saad oma magamistoas lennutada. Aga kui sa tahad teha pilte või videosid, siis kõige parem valik ongi DJI-s, nad on kõige kauem olnud nagu turul ja teavad, mida nad teevad. Ja kui mõelda konkreetsetest mudelitest, siis pead juba vaatama, mis su rahakott lubada suudab. On nagu erinevaid Mavic Mini, Mavic Air, Air 2 Pro ja kuni siis sellisteni välja, mis maksavad mitu tuhat. Need on juba Pro seeriad. Aga kõige parem on alustada siis uuel inimesel. Sõltub ainult rahakotist, aga Mini ja Air on nagu kõige paremad. Said vastase? Videofailide jaoks ma kasutan DaVinci Resolve'i. Kuna ma teen natuke teisi videosid ka, siis ma lihtsalt kasutan ühte programmi selle kõige jaoks. See nagu suudab avada ja teha kõik täpselt samamoodi.
droon salvestab .mov failis 4K-s, saan panna logprofiili ka peale ja kõik jutud ja DaVinci loeb nagu need kõik välja. See on tasuta saadaval ka. Jah, Adobe Premiere on ka veel variant, aga see on veel keerulisem. See sõltub ainult harjumise asi. Ma olen juba DaVinciga üsna sina peal, paaris projektis piisab, et harjutada ja siis juba hakkab tulema. Aga kui palju siis võiks aega, et selle DaVinci't saada nagu enam-vähem? Niimoodi ajaliselt on raske öelda, aga paar erinevat projekti kas või iseenda nokitsemiseks ära teha. Üsna raske oli jah, nagu kui sinna süveneda, mis need nupud teevad, mis need erinevad aknad teevad. Aga paar õhtut niimoodi, et ma terve õhtu nagu mitu tundi ainult süvenesin, siis hakkas juba vaikselt tulema, et see töövoo loogika. Kas see RAW-faili pildistab ka see droonika? Jah, DNG failis. Ja pilti töötab millega siis? Lightroom. On teisi variante ka, aga see on kõige levinum. Kuna ma maksan selle Adobe mingi paketi eest, siis kui ma fotograafiaga alustasin, siis see tundus nagu ainuke õige valik tookord. Ja olen sellega harjunud ja teeb kõik, mis vaja on. Ja kui võrrelda, siis üks RAW fail pildi mõttes droonil on mingi 24 mega ja minu Sony kaameral on 48. See pildi dünaamika ja kaamera vanus, sensori suurus, kõik need loevad ka, et üsna kui ma pean droonil kasutama juba ISO mingi 200 või 400, et siis hakkab juba päris palju müra tulema. Tahaks juba varsti uuendada mingi uue parema drooni vastu. Mis on kõige suurem panoraam, mis sa teinud oled? Oi, ma olen proovinud igast erinevaid. Kõige suurem panoraam drooniga 21 pildist oli üks, mis ma tegin kokku. Ta oli vist 12 000 pikslit lai ja mingi 5000 kõrge. Et kasutasingi droonil endal oli üks siuke mode peal, panoraam ja panin lihtsalt paika ja ta tegi ise täpselt, mõõtis kõik välja. Pildi suurus oli vist mingi 60 mega. Üsna suur. Selle lingi ma panin, seda vist ei näidatud siin, aga ma panin lingi siia sisse ka. Mis veel? Ja ma olen proovinud teha sellise, praegu on raske kirjeldada, aga olen proovinud siuke sfeer, et ta justkui nagu et maakera selle all on nagu ümmargune pilt, et ta ei ole nagu mitte tavaline. Nagu keerab selle kõik ühte nagu kerra, et 360 kraadi kaamerad tavaliselt teevad. Aga see ei tulnud välja, sest mul ei olnud õiget tarkvara. See mingi tarkvaraga ma sain ja siis oli faili suurus mingi 200 mega. Aga eks seal on droonil endal on ka mingid seadet vaja. Kohta, et kui palju see ressurssi nõuab arvutilt? Kui ma oma sellesama Maci peal üritasin, mis mul on siin, vaatan kohe, loen kiirelt ette. 2,4 4-tuumaline i5, 8 giga RAM-i ja sisseehitatud videokaart. 4K videot nagu töödelda reaalajas on üsna keeruline. Ja kui ma teen mingid värvimuudatused, adjustment layeriga panen peale, siis jääb isegi 1080p ette. Aga õnneks ma pääsesin sellest niimoodi välja, et ma lihtsalt ehitasin iseendale PC koju Windowsiga ja seal on kõik nagu sujuv, laitmatu. Küsimuste ring drooni fotos, kui sul on?
noh, see aasta, no kui ma alustasin eelmise aasta detsembris, siis ei olnud väga. Aga no Norras lendasin, siis oli vist -10 kõige rohkem. aga siis oli ka ainult korraks ja siis ma ei vaadanud, kui palju ta akut mõjutas. Ei saanudki proovida. aga üks aasta enne seda meil oli üks fotograaf, kellel oli ka droon kaasas ja siis ta lendas -25-ga ka. aga siis väga kaua ei kestnud ja härmatis hakkas tekkima drooni peale ja see ei olnud nagu üldse hea mõte. aga minul on -10 kuskil. eriti kui on mingi tuisane ilm ka, siis ta nagu puhub seda küll. Rekordlennust ma mainisin, et terve aku lendasin ära, aga pikkus oli 2,5 kilomeetrit ühes suunas ja kokku terve lend oligi vist 5,1 või 5,2 kilomeetrit otsenähtavus niimoodi, et mere kohal, et mitte ühtegi nagu hoonet ei olnud ka, mis seda signaali peegeldaks kuidagi teistmoodi, et lühendaks seda ulatust. jah, sõjalaevad olid seal mere peal. loodame, et nad ei näinud. seni on kõik hästi läinud, et ei ole mitte ükski ametivõim minuga ühendust võtnud, et küsinud, mida ma teen. ma olen kuulnud küll jutt, et Soomest keegi nägi mingit droonipatrulli, et tal oli endal seal mingi pilt oli ees, radaripilt, et nägi, kas ta nägi või ta siis küsis kellegi eest, et kui keegi lendama läks, siis kohe ilmus radarile, isegi kui lendas kuskil, ma ei tea, 2 meetri kõrgusel võib-olla, et juba võeti nagu ülesse. Tegelikult saab nagu neid kinni pidada küll, isegi kui sa arvad, et sa ei tee midagi, aga tegelikult nähakse. et samal Rally Estonia siin Eestis oli ka ju mingi 4 droonipilooti vist võeti vahele. et nemad ka arvasid, et nad saavad minna, aga näed, ei saanud. ja jäid vahele, vist said trahvi ka, et ei tohi drooniga lennata või rahaline trahv või mis iganes. sellepärast ma mainisingi, et siin Eesti on tegelikult üsna heal tasemel, et ei saa niisama päris. küsige veel, jah. mis järgmine droon on? ma juba hakkasin eelarveliselt valmistama, et ostan omale Mavic Air 2. minu jaoks natuke olulisem on see mobiilsus ka. Mu kaamerakott on siinsamas, et saaks lihtsalt sinna sisse panna ja minna kuskile. Võtaks võimalikult vähe ruumi. Aga päris mini ka ei taha ja Pro on ka natuke kallis. Siis Mavic Air 2 on siuke ideaalne, siuke vahepealne. Ja nagu kõik lihtsalt lähevad seda teed pidi. Ja üks sõber on mul ka, kes ostis, tema jaoks on see esimene droon. Aga küsis minu käest soovitust ja ta on igatahes väga rahul. Täpselt samamoodi, et ta lihtsalt paneb drooni omale kaamerakotti ja läheb kuskil loodusesse. See hea tasakaal. See, kes tahab ikka teha nagu professionaalset tööd või nagu ka tellimustöid, et kas see R2, sõltub, kes tellib muidugi. Kui teed mingi kohvikule või koolihoonele promopilti, siis võib nagu sobida. Aga kui on juba mingi reklaamiagentuur, siis see jääb väheks. Kas Mavic 2 Pro või juba Inspire seeria või midagi veel suuremat. Inspire maksab juba 2-3 tuhat või isegi rohkem. Sõltub, mis kaamera sa paned. kus need droonid osta saab Eestis? Droonimaailm.ee on nagu erinevad edasimüüjad, et mis siin, mul tuleb praegu meelde. Müüm neid GoProsid ka siin, Pro kaamera või mis ta on? Pro kaamera, see on droon.ee.
jah, paljud. paljud jah. isegi fotopott müüb vist drooni. jah, aga äkki sa jagad infot ka mingid kommuunid või asjad Facebookiga kuskil on, et kui tahad tudeerida eesti keelde mingi materjal saada või? Facebookis on üsna, kuna ma olen ise seal aktiivne, siis ma seal jälgin ka, mis see täpne nimi oli, drooniklubi või? Droonifotod, rahvusvaheline grupp on üks, drooniturg, drooniklubi, droonifotod, et multirootorid ja droonid on, see on üks niisugune grupp, kus on, saab nagu tehnilist abi. Et siis, kui ma seal ise üritasin ehitada, siis küsisin nagu väga spetsiifilist asja, et miks mu pult ei saa ühendust vastuvõtjaga. Siis ma panin sinna küsimuse ja sain kohe vastuse ka. Et seal on selliseid tehnilisi inimesi, kui on vaja. Et nagu on igast gruppe, lihtsalt pane Facebooki otsingusse droonid ja siis juba nagu saad vasteid. Ja nagu Eestis on see tase juba piisavalt hea, et saaks oma põhimuret lahendatud. Aga jah, et kust osta, siis mul on kõige parem kogemus droonimaailmaga, kui ma saatsin Omniva, pakkisin ilusti mullikilje sisse, saatsin droonimaailmasse, tunniga tegi juba diagnostika ära, õhtuks oli arve, järgmine päev oli droon tagasi. Üsna kiirelt. Ja nagu väga professionaalselt ka, et tegid ikka proovilennu, tegid põhjaliku diagnostika, helistasid, küsisid nõu, et me vaatasime, et see on siin valesti, et kas tahad, teeme ära, see läheb umbes nii palju maksma. Aga väga asjalik. Muidugi, jah. Teisi on ka, aga ma siis oskan seda soovitada, kuna endal on kogemus. Sa nendest järgmise aasta reeglitest oskad ka midagi rääkida? Mis muutub? Ma ei ole väga palju süvenenud, tekivad vist mingid erinevad klassid droonidele, et kaalu järgi. Ma olen kuulnud, et Ameerikas ja Kanadas on vist sellised seadused, et kui on alla 250 grammi, et siis ei pea nagu luba olema. Ja sellepärast Mavic Mini ongi nagu hea lahendus, see kaalub 249 grammi. Ilmselt on midagi sarnast siia Eestisse ka, aga ma väga palju ei tea. Kuuldavasti muutub juba 1. jaanuarist, et loodame, et läheb kergemaks ka. Läheb küll, jah. Probabelt sama nagu USA-s, et ilma loota kergemad droonid, mingi 800 grammi ja midagi. Ja midagi, jah. Erinevad klassid, mingi 4 vist oli. See oli mingid klassid, jah, kaalu. Sa oskad midagi lõpuvideo kohta öelda, sul on video sinna lõppu? Jah, lõpus on sellesama Norra reisi promovideo. Ma monteerisin selle DaVincis kokku. See oligi esimene suurem projekt, et enne ma lihtsalt harjudasin, et saaks teada, kus need nupud ja kõik on. Ja see video, mis nüüd siis käima paneb, mina küll monteerisin, aga mul oli erinevad inimesed, kes nõu andsid, kes andsid oma tagasisidet, aitasid efekte välja mõelda ja teha loomingulist poolt mitu 3 erinevast kaamerast, 1 droonist, 2 telefonist kokku pandud. Enamus klipid on küll minu enda, ka siis minu Sonyga või minu drooniga. Nii et paneme käima. Mul ei ole. Yeah. Saime tehta? Saime hommikusöögipaketi. See on meie hommikusöög. Aga saime juba õhtul kätte, et nagu oleks kindel värk. Ja kell 6 hommikul minek.
Karstadis. Tulime tegema hilisõhtu pilte. Nüüd võtsin Kätliniga ühendust ja ta ütleb, kus me saame linnavaate tulukestega ja majakestega ja kõik jutud. Siia lähme. Soovitati minna siia.